Vektorite skalaarkorrutis nimetatakse skalaarkorrutiseks, mitte lihtsalt korrutiseks, sellepärast, et kui me korrutame skalaarset vektorit, me saame lõpus arv. Me ei saa vektori. Vektorit saab ka korrutada mitte skalaarsed, aga see on väga keeruline protsess ja koolis me ei õpi, ülikoolis, kui te hakkate õppima matemaatikat, kõrgmatemaatikas, siis see on tegelikult võimalik ka teha, korrutada, siis tulemus on vektor. Aga siin, kui me korrutame, me saame tulemuseks arv. Ma kirjutan valemi, tähistus on samasugune nagu lihtsalt korrutis ja me korrutame vektori A pikkus korda vektori B pikkus korda nende vahelise nurga koosinusega. Siin on tähistus see phi tähega, see on kreeka täht phi. Ja lõpus, kui me seda kõik teeme, siis me saame arvu. Näiteks esimene punkt. Korrutame vektorid C ja D, skalaarsed. Siis me korrutame nende pikkused, need on antud. Ja kosinus phi, kes peast mäletab, kosinus 60 kraadi. Ma panen kohe 60 kraadi siin. See on 0,5. Ehk kokku see skalaarkorrutis on 15. Võtame kolmas. D korda D. 1 korda 6 korda kosinus 120 kraadi. Miinusmärgiga ka on võimalik saada skalaarkorrutis, see on -3. Võtame 5. punkt. Nüüd on antud nurk phi radiaanides, kes seda mäletab. Kuidas radiaanidest me arvutame? Me peame teadma, et see on phi radiaannurk, see on 180 kraadides nurk. Ehk kui me phi asemel, kui te tahate kraadid saada, ei meeldi teile radiaanid, siis te võite phi asemel võtta 180. Kui te jagate seda 4-ga, siis te saate, et see on 45 kraadi nurk. Kui ei meeldi nii, siis saab radiaanides ka arvutada kalkulaatoriga, aga teil peab olema režiim raad. Ja? Ma loodan, et te mäletate. Ja kui me arvutame kosinus, siis me võtame peale 4 numbri, siis see täpsus on õige. Kakskümmend 21,21. No teeme 0-ga ka 9. Üks korda 3 korda kosinus 0 kraadi. Kosinus 0 kraadi on 1. Ehk see skalaarkorrutis on 3. Mis tähendab, et vektorite vahel on 0 kraadi nurk? Mis te arvate? Me teeme 6 ka. Kas et nad on paralleelsed siis või? Lineaarsed, jaa, õige. Yeah. Kui nurk nende vahel on 0 kraadi, see tähendab, et nad on ka lineaarsed, nad ei lõiku oma vahel. Me teeme 6 ka siin. C korda D, 2 korda 1 korda kosinus 90 kraadi.
ja kosinus 90 kraadi on 0. See tähendab, et terve see skalaarkorrutis on 0. Nurk 90 kraadi tähendab, et vektorid on omavahel risti. Ja nende vahel on nurk 90 kraadi. Ja mis tunnus näitab meile see, et kui skalaarkorrutis võrdub 0, vektorite skalaarkorrutis on 0, siis need vektorid on risti omavahel. See on selline tunnus. Ja ka lineaarsus näitab, et skalaarkorrutis on nende pikkuste korrutis. Siis nad on ka lineaarsed. Liigume edasi. Skalaarkorrutis on võimalik arvutada ka siis, kui on antud koordinaatid. Näiteks vektori A koordinaatid on x1, y1 ja vektori B koordinaatid on x2, y2 ja siis vektori A ja B skalaarkorrutis on x1 korda x2 pluss y1 korda y2. Jällegi me korrutame x-id x-iga, y-iga. See on siis skalaarkorrutis koordinaatkujul. Teeme esimene. Ja 5 korda 3 pluss 6 korda 1. 15 pluss 6 on 21. Ja skalaarkorrutis on tulemuseks on arv, nagu ma juba ütlesin. No siin võib teha kolmas. Üks korda 0 pluss 0 korda 1. 0 pluss 0, tulemus on 0. See muidu tähendab, et vektorid A ja B omavahel risti. Ja teeme ka 5. A korda B. 1 korda miinus 1. Pluss 6 korda miinus 6. Oi, valesti arvutasin. 36 ikka. Miinus 37. No ma usun, et siin ei ole väga raske. Liigume edasi. Leidke vektorite vaheline nurk. See on ülesanne, kus me kasutame vektorite skalaarkorrutis. Ühel pool me kirjutasime teiega, et vektori skalaarkorrutis see on vektori A pikkus korda vektori B pikkus korda nende vahelise nurga kosinus ja vektori skalaarkorrutis on ka koordinaatkujul selline. Kui me paneme need kokku, kuna nad on omavahel võrdsed, ja nendel vasak pool on võrdne, tähendab, et paremad pooled on ka võrdsed. Siis me saame sellist valimid. Ja siit leiame kosinus phi, on siis x2 ja siin on vektori A pikkus korda vektori B pikkus. Asendame pikkused koordinaatkujul, siis meil on ainult y-id ja x-id. Vektori A pikkus, see on selle vektori koordinaatide ruudu summa ruutjuurt, samamoodi vektoriga B. See on valem,
et leida nurk vektorite vahel. No, teeme kohe esimene punkt. Siin saab niimoodi teha, et me leiame skalaarkorrutise eraldi, me leiame vektori A pikkus, me leiame vektori B pikkus ja paneme siis kõik kokku. Või teine variant, et me kohe kirjutame kosinus phi võrdub ja paneme kõik need numbrid sisse. Proovime esimene punkt teha nii, nagu ma viimati ütlesin, pärast teistmoodi ja vaatame, kuidas mugavam arvutada. Kosinus phi võrdub 2 korda 4 pluss 3 korda 1. Vektori A pikkus 2 ruudus pluss 3 ruudus ruutjuur. Vektori B pikkus 4 ruudus pluss 1 ruudus. Arvutame kõik. Tulemus kirjutame 4 numbri peale koma, kuna see on kosinus. Mul tuli selline. Vaadake, kas teil on sama. Ja see ei ole veel nurk. See on veel selle nurga kosinus. Kuidas me leiame nurka? Kalkulaatoris me kasutame kosinus miinus 1 nuppu ja paneme, sisestame see meie tulemus, mis me saime. Mul näitas 57,7 kraadi. Kus kohas see 5 korda 4,12 tuli? Kus see ruutjuur 2 ruudus ja 3 ruudus on ruutjuur 13? Mina arvutasin, et see on 25. No vot. Ja. Ja. See 5 ei ole, ja. 4 pluss 9, 13 ruutjuur. Ja. No nüüd. See on siis 3,6. Teine on õige, jah? Jah. Siis on kosinus phi võrdub 0,7407. Nelikümmend 2,2 kraadi. Natukene väiksem.
Teeme üks punkt veel. 4. punkt. Nüüd teeme nii, et leiame A pikkus, B pikkus ja skalaarkorrutis eraldi siis paneme kokku. No samas ei ole see esimene ka olnud raske, jah? Niimoodi arvutada 4. See on sama nagu 4,12. B pikkus. Sama. A korda B koordinaatkujul. Mina sain -14. Meile mul sulgusi. Kosinus phi -14 jagatud 3,6 korda. -0,9428 phi tegelikult, kui me saame nurka, mis on suurem kui 90 kraadi, millist nurka tegelikult, vot kui ma joonistan vektor A, vektor B, jah? Mis te arvate, milline nurk on nende vahel? Nendel on tegelikult 2 nurka, jah? See ja see. Mida me loeme nende vahelise nurkaga? See, mis on terav. Kuidas me leiame siin õige? Tegelikult see jääb, jah. Sest et kui me lahutame 360, siis ikka tuleb veel suurem. Ja, see on õige. Antud juhul õige, jah. Mõnikord juhtub nii, et nurk on liiga suur, siis on vaja 360 kraadi lahutada see tulemus, mis saame. Kas võime edasi liikuda? Viimane slaid. On vaja uurida vektorite AS ja SB vastastikust asendit. Millised vastastikused asendid võivad olla? Esimene, et nende vahel on mingi nurk, jah? Suvaline nurk. Kui A ja B ka lineaarsed, siis nende vaheline nurk on 0 kraadi. Ja kolmas asend, et nende vahel võib tekkida nurk 90 kraadi. Vot seda vaja uurida. Ehk me leiame praegu nurka ja saame aru, kuidas nad asetsevad. Teeme punkt 1. Kõigepealt vektori AS koordinaadid leiame ja siis vektori SB. AS koordinaadid S miinus A. 1 miinus 2
ja 4 miinus 3. Miinus 1, 1. SB, et B miinus S. 3 miinus 1, miinus 2, miinus 4. 2 ja miinus 6. Pakun, et me kohe siin teeme nende pikkused. Ruudjuur 2. Kuus koma 32. Siis koosinus phi. Need lähevad siis alla. Siin me korrutame omavahel koordinaadid. Ehk me korrutame need vektorid skalaarsed. Töötab. Ja nii. Saade 53,8 kraadi. Et nendel on see esimene asend, nende vahel on nurk, nad ei ole ka lineaarsed, nad ei ole risti. Ma arvan, et me teeme ühe veel. Siit. Mis punkti võtame? Võtame 5. punkt. Meil on vaja vektori AS leida ja vektorit FV. ASS miinus A. 1 miinus ja 1 miinus 0. 2 ja 1. Ja B miinus S. 0 miinus 1. 3 miinus 1. Ehk 0 ja 2. Mitte 0. Miinus 1.
kohe pikkused, ma arvan, et see on mugavam. Pikkused on samad. Kosinus phi võrdub -1 korda 2 pluss 2 korda 1. Ja siin on pikkused 2,24 korda 2,24. No üleval on 0. Vahet ei ole, mis seal all. On juba tulemas 0. See tähendab, et kosinus phi on 0. Ise. Vektorid on risti, kui on 0, jah? Jah, kui skalaarkorrutis on 0 ja meil tuligi skalaarkorrutis on 0, jah? Siis nende vaheline nurk on 90 kraadi. No seda isegi me ei pea teadma. Me võime samamoodi arvutada, nagu me esimesest arvutasime.